Tere hommikust kõigile! Mina olen Andreas Aljas, olen minu omavalitsuse andmehaldur ja täna tutvustame teile siis omavalitsuse küsitluse seminari 3 ankeeti. Need on keskkond ja kliima, veemajandus ja siis jäätmemajandus. Seminariga salvestame ning see on siis ka pärast järgi vaadatav. Seminarist on välja niimoodi, et kõigepealt teen mina väikse tutvustuse sellest, kuidas seda küsitlust täita. Seejärel tutvustan siis keskkonna ja kliima arengukava küsimusi ja siis seejärel annan sõna Ats Aasmaa, kes siis ülejäänud küsimusi nendes valdkondades tutvustab. Kui teil on vahepeal küsimusi või tagasisidet, siis andke käega märku või kirjutage chati, et siis me saame jooksvalt need küsimused vahele võtta. Aga esmalt siis kõigepealt tutvustan siis seda keskkonda. See on siis see koht, kuhu te satute, kui te vajutate selle lingile, mis me küsitluse siis avapäeval ehk siis 15. veebruaril teile saatsime. Siin on siis välja toodud selline üldine info küsitluse kohta ja selle kasti all siin vasakul ääres on siis selline link, mis viib minu omavalitsuse lehele ja kuhu me siis koondame sellist üldist infot selle küsitluse kohta ja siia siis lisame ka kõik salvestuse lingid, et nagu näha, siis kõik teised salvestuse lingid on siin olemas ja ka antud seminari salvestuse siis ka varsti peale selle toimumist siia lisame. Kõigepealt siis natuke üldisest, et see küsitlus siis nagu näha, siis on tehtud Exceli baasil ja asub siis OneDrive'i keskkonnas ehk siis pilves. Et see tähendab siis seda, et seda küsitlust on võimalik mitmekesi korraga täita. Ei pea järjekorras ootama. Lisaks salvestuvad kõik muutused automaatselt, ehk siis kuskil salvesta nuppu vajutama ei pea, et kui muudatused teete, siis ta kohe ka selle salvestab. Ja lisaks ta jätab meelde ka või salvestab kõik need vaheversioonid, ehk siis kui peaks juhtuma, et midagi läheb kaotsi, et siis on suure tõenäosusega seda võimalik taastada. Selleks siis võtke minuga ühendust ja saame siis täpsemalt vaadata, kui niisugune asi peaks juhtuma. Nüüd siis põgusalt ka korraks navigeerimisest, et kuna siin palju neid lehti on, siis on ka siin mitu varianti, kuidas nende vahel liikuda. Et esimene on see tavaline Exceli variant, et vajutada nende alalehtede peale. See, kes Exceliga kokku puutud on, see on selline tavaline, aga kuna siin, kui on vaja kuskile tahapoole või tagumist ankeetide juurde minna, siis see ei ole kõige mugavam. Teine variant on siin sisu korral peale vajutada, et siin on need lingid on aktiivsed, et saab minna konkreetse ankeedi peale ja siis ka siit ülevalt vasakust noolest ka tagasi esilehele, et saab selliselt kiirelt liikuda ja kolmas variant on siin vasakul all nurgas need 3 triipu. Kui see lahti vajutada, siis saab ka selliselt vaadata siit kõiki neid ankeete, aga väga mugavamalt natuke liikuda. Kui nüüd juba konkreetselt ankeete vaadata, siis need ülesehitus on selline. Kõigepealt on siin vasakul ääres küsimuse järjekorranumber, seejärel küsimus ise, siis vastuse veerg ja seejärel siis eelmise korra vastus. Lisaks on osadel ankeetidel siin ka siis selgituse veerg, kus me oleme siis toonud infot, et kui me oleme mingit küsimust tahtnud natuke põhjalikumalt lahti selgitada, siis me oleme selle info siia paremale toonud, et lihtsalt, et see küsimus ise liiga pikaks ei läheks. Kui teil on nüüd väiksem ekraan natuke ei mahu need kõik veerud ära, siis siin on paremal all on Zoomi nupp, et saab välja või sisse zoomida, et siis endale siis mugavaks seda suurust teha. Siis osad küsimused on siin valikvastustega, et sellele viitab see, kui tekib siia paremale see nool, see hoiatustekst, et siis saab vastuseks ainult siis neid kahte, jah või ei valida. Selle võib ka kirjutada siia. Näiteks kui ma siin vastan ei, siis on näha, et järgmised küsimused muutuvad selle peale halliks. Et see viitab sellele, et nendele küsimustele siis vastama ei pea. Et antud juhul, et kuna jäätmekava omavalitsus näiteks ei ole, siis ei pea nendele küsimustele vastama, mis jäätmekava puudutavad. Kui teil on teate, et näiteks jäätmekava ei ole eelmise aastaga võrreldes muutunud, siis saate näiteks ka kõik vastused kopeerida eelmisest korrast.
Siin ja kleebi ja niimoodi ongi, saab siia eelmise korra vastuse üle tuua. Alati see uus vastus, alati see eelmine vastus ka siis tooge see üle, et isegi kui see on samaks jäänud, et siis ikkagi ärge kirjutage see vastuse vergu, et vastus on sama, mis eelmine kord, vaid ikkagi kopeerige see eelmise korra vastus siia üle. Vastasel korral lihtsalt on natuke keeruline neid vastuseid. Tegite ühesõnaga palju lisatööd sellisel juhul. Siis kui te kleebite mingit teksti kuskilt dokumendist näiteks, et siis Excel natuke vahepeal käitub võib-olla mitte nii, nagu te soovite. Ehk siis näiteks, kui ma tahan siia nüüd kopeerida seda teksti, mis ma just kopeerisin, siis vahepeal, kui ma otse nagu siia selle kleebin, siis ta paneb selle teksti erinevatesse lahtritesse. Selle vastu saab niimoodi, et kui ma teen topeltlõpsu ja siis vajutan Ctrl-V ja siis on kogu tekst ühes lahtris. Palun jälgige, et mikrofonid oleksid kinni, sest et siis saame seminariga sujuvalt edasi minna. Ja kui lõpuks jõuate küsimustega lõpuni, siis on sellist 3 standardküsimust. Kõigepealt kommentaari lahter, et kui soovite küsimuste kohta midagi veel täiendavalt kommenteerida, võite selle siia kirjutada. Siis järgmiseks küsimuse või küsitluse täite kontaktinfo. Et siis vajadusel saame siis, kui tekib täiendavalt küsimusi, saame otse ühendust võtta. Ja kõige viimaseks, kui olete valmis selle ankeediga, siis saate märkida siis palun märkige see küsimustik täidetuks. Et see info siis kandub ka siia esilehele, et siis on ka siit hea ülevaade näha, et mis valmis on ja mis mitte. Ja teiseks siis, kui kui kõik on täidetuks märgitud, et siis saan ka mina aru, et te olete ankeedide täitmisega valmis. Isegi kui te märgite selle täidetuks, siis see ei tähenda, et see nüüd lukku läheks, et kuni siis küsitluse täitmise lõpppäevani, ehk siis 17. märtsini on ikkagi võimalik neid vastuseid täiendada, isegi kui te olete ankeedi täidetuks märkinud. Et selleks eraldi minuga ühendust võtma ei pea, et need ankeedid on seni ilusti kõik avatud. Nii, aga sellega vist selline üldine tutvustus on tehtud. Et kas teil üldise ülesehituse kohta on mingisuguseid küsimusi? Kui ei ole, siis veel paar sellist märkust või asja, millest lähtuda nende vastuste sisestamisel. Kõigepealt, et me kontrollime kõik vastused üle. Vastused me ka avalikustame minu omavalitsuse lehel ning siis viimaks, et küsitlus on siis läbivalt 2022. aasta kohta. Aga nüüd siis tutvustan siis arengukava küsimusi, mis on siis keskkonna ja kliima ankeedis. Et arengukavade puhul siis me proovime uut metoodikat, et kui varasemalt oli arengukavade kohta igas valdkonnas 6 küsimust, siis nüüd on neid rohkem, aga enam me ei taha saada selliseid pikki lohisevaid vastuseid, vaid nüüd küsime siis, kasutades siis enesehindamise metoodikat, ehk siis küsime siis palju kas küsimusi, et saab vastata jah või ei. Küsimused on enam-vähem samas siis kõigis valdkondades, kus arengukava mõõdik on, üksikute eranditega. Ja hetkel siis konkreetset kriteeriume veel nende paigas ei ole, et siis loome tulemuste pinnalt. Tõenäoliselt me vaatame siis neid nagu arengukavade tervikpilti ja siis proovime siis luua sellise nende pealt siis metoodika. Et tõenäoliselt on nii, et mingid küsimused näiteks on suurema kaaluga kui teised, aga need detailid nagu selguvad veidi hiljem. Esimene küsimus on siis see, et kas teie omavalitsuse arengukavas on siis käsitletud keskkonnahoidu, kliimamuutuste leevendamist, kliimamuutustega kohanemist või ringmajanduse arendamist, sealhulgas rohevõrgustiku arendamist, elurikkuse säilitamist, jäätmete ringluse võtmise suurendamist ja nii edasi. Ühesõnaga sellised keskkonna ja kliima teemad. Ja arengukavana läheb siis arvesse üldine
üldine omavalitsuse arengukava kui ka valdkondlik arengukava, kui see on olemas. Aga ka mitte siis arvestada siis maakondlikke arengudokumente. Ja kui teil on olemas, siis palume kirjutada siis selle arengukava või nende arengukavade siis lingid või pealkirjad, et millest te siis lähtute nende küsimustele vastamisel. Ja kui valdkond ei ole käsitletud arengukavas üheski arengudokumendis, et siis ei pea ka ülejäänud küsimustele vastama. Nüüd juba siis täpsemalt arengukava kohta, et küsimus 3, et kas kasutasite arengukava koostamisel valdkondlike probleemide tuvastamiseks avalikku statistikat, näiteks mingid Keskkonnaagentuuri andmeid, Statistikaameti andmeid, näiteid on tegelikult suhteliselt palju, mis siis puudutab siis keskkonna ja kliima valdkonda. Saab vastata siis jah, ei või ei ole teada. Ei ole teada, vastuse variant on läbivalt siis selleks, et näiteks kui arengukava koostati ammu, eelkõige siis näiteks valdkondlik arengukava, et siis ei ole seda teadmist enam, et mis protsessid või mida siis täpselt analüüsiti selle väljatöötamisel. Kui ei ole teada, siis saab vastata ka siis, et ei ole teada. Ja kui on avalikku statistikat kasutatud, siis küsimus 4 küsib täpsemalt, et kas olete arengukavas või selle koostamisel ennast nende andmete põhjal siis võrrelnud teiste omavalitsustega, et tuvastada siis näiteks probleeme, mahajäämusi või siis ka neid aspekte, kus olukord on parem võrreldes teistega. Ja see võrdlus võib olla näiteks maakonnas Eesti keskmisega, sarnaste omavalitsustega ja miks mitte ka teiste riikide omavalitsustega. Ja saab siis vastata jah, ei või ei ole teada. Küsimus 5, et kas arengukavas on valdkonna kohta sõnastatud strateegilised eesmärgid, mida arengukava perioodi jooksul saavutada. Strateegilise eesmärgi all siis mõtleme selliseid suuremaid eesmärke, mitte siis konkreetseid tegevusi. Ehk siis suuremad eesmärgid, soovitud muutus või mõju, mida siis omavalitsus soovib arengukava perioodi lõpuks saavutada. Näiteks puhta looduskeskkonna säilitamine või et elanike keskkonnateadlikkus on väga hea. Et sellised jah, suuremad strateegilised eesmärgid. Ja mitte siis segamini jääda neid tegevustega, et tegevuste kohta on meil eraldi küsimus, et tegevus on juba konkreetne. Ehk siis küsimus 6, et kas nende strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on planeeritud tegevused, näiteks siis teabekampaaniate korraldamine elanike seas või renoveerimistoetuste eraldamine. Kui on tegevused planeeritud, siis küsime ka täpsemalt, et kas arengukavas või muus dokumendis, eelkõige siis tegevuskavas, on planeeritud tegevustele määratud vastutajad. Mõtleme siis struktuuriüksust või allasutust, et ei pea sellest täpsem olema. Ja siis veel tegevuste kohta, et kas arengukavas või muus dokumendis on arengukavas planeeritud tegevustele määratud tähtajad. Ehk siis, et mõtleme siis seda, et siis näiteks esimese aasta lõpuks saavutada need tegevused või ära teha need asjad, siis teise aasta lõpuks need, kolmandaks need. Et mitte see, et me tahame kõike teha arengukava perioodi lõpuks, vaid on ikkagi konkreetsem tähtaeg igale tegevusele määratud. Seejärel küsimus 9, et kas valdkonna eesmärkide toetamiseks on seatud mõõdetavad ehk arvulised indikaatorid, tulemusnäitajad ja või mõjuindikaatorid, mis näitavad arengukavas seatud eesmärkide täitmise tulemuslikkust. Indikaatori või tulemusnäitaja all mõtleme siis statistilist näitajat, mis iseloomustab, kas olukord halveneb või paraneb, et kas me liigume nende eesmärkide suunas, mis on seatud või mitte. Et näiteks, et 75%, vähemalt 75% elanikest on rahul rohealade kättesaadavuse ja ligipääsetavusega. Võib ka olla selline üldisem, näiteks autode arv elaniku kohta, mida jälgitakse, taastuvenergia osakaal energiatarbimises ja nii edasi, et neid mõõdikuid keskkonna ja kliima valdkonnas on võimalikke mõõdikuid on päris palju. Aga mis see mõõdik ei ole näiteks konkreetse tegevuse tegemine, näiteks, et kui teil on kuskil kirjas, et mingisuguse konkreetse hoone renoveerimine, et näiteks, et ütleme, et vallamaja renoveerimine energiatõhusamaks, selle tegemine ei ole siis indikaator, vaid see on tegevus. Et mitte siis ühesõnaga, et mõelge nende indikaatorite osas, siis need on sellised statistilised või arvulised näitajad, mis näitavad, jah, kas siis läheb paremaks või halvemaks. Ja kui teil on indikaatorid antud valdkonnas olemas, siis me küsime ka täpsustavaid küsimusi.
kõigepealt, et kas nendel indikaatoritel on välja toodud algtase, arengukavas välja toodud algtase, ehk siis kus siis oldi arengukava koostamise ajal. Seejärel, et kas on määratud nende indikaatorite siis konkreetne sihttase, kuhu soovitakse jõuda või siis vähemalt trendisuund, et kuhu poole soovitakse liikuda, et kas näiteks kasvab või kahaneb, et kõigi mõõdikute puhul võib-olla on keeruline seda konkreetset sihttaset määrata, et siis võib sobida ka see, kui näitaja kasvab või kahaneb. Kui on need sihttasemed olemas, siis küsimus 12 küsib täpsemalt, et kas on määratud tähtaeg, mis ajaks soovitud sihttase soovitakse saavutada. Et see võiks ka olla täpsem kui lihtsalt, et arengukava perioodi lõpuks. Miks mitte ka siis nagu vahe-eesmärkidega näiteks, et ütleme 2. aasta lõpuks oleme seal, 4. aasta lõpuks seal. Seejärel siis küsimus 13 on indikaatorite seire kohta, et kas toimub nende indikaatorite regulaarne seire, ehk siis jälgitakse, et kuidas ja kuhu suunas määratud indikaatorid liiguvad. Regulaarsuses piisab sellest, kui on iga-aastaselt vaadatakse üle näiteks, et kus me nende indikaatorite osas oleme, kas me liigume sinna suunas, kus me tahame või mitte. Ja kui toimub see seire, siis küsimus 14, et kas see seire on ka avalikult kättesaadav ning siis lihtsasti leitav. Ja kui jah, siis kirjutage see link, kus see siis kättesaadav on. Et see võib olla nii dokumendina kui ka eraldi veebilehel. See nagu vorm ei ole oluline. Oluline on see, et see oleks lihtsalt nagu, kui see seire on olemas, et siis kas see on nagu elanikele kättesaadav ja lihtsasti leitav. Ja seejärel küsimus 15, et kas arengukavas püstitatud eesmärkide seadmisel analüüsiti või lähtuti siis antud valdkonna riiklikest eesmärkidest. Et näiteks võib arvestada võtta siis keskkonnavaldkonna arengukava, energiamajanduse arengukava aastani 2030. See võib ka mingi varasem riiklik dokument olla, aga lihtsalt, et kas nagu arengukava koostamise ajal mõeldi selle peale, et kõrvutati neid siis riigi eesmärke ja siis enda eesmärke antud valdkonnas. Ja kui seda tehti, siis kas arengukavas on ka see välja toodud, et kuidas missugused need seosed on riigi ja KOV-i eesmärkide vahel. Küsimused 17 ja 18 on tegelikult analoogsed, aga maakondliku arengustrateegia eesmärkidega. Samamoodi, et kas koostamisel arvestati ja siis kas on arengukavas välja toodud. Ja siin siis saab ka vastata seda, et valdkond ei ole käsitletud maakondlikus arengustrateegias. Siis viimakseks küsimused selle kohta, et kas arengukavas on planeeritud valdkonnas ühiseid tegevusi teiste omavalitsustega. Kui jah, siis on hästi. Kui ei, siis küsime siis teistpidi, et kas arengukava väljatöötamisel analüüsiti tegevuste elluviimist koostöös teiste omavalitsustega. Näiteks alternatiivina või leiti, et ei ole näiteks mõistlik mingeid ühiseid tegevusi teha. Ehk siis küsimus 19 puhul on nagu konkreetsed tegevused juba arengukavas planeeritud, aga küsimus 20 puhul siis need tegevused jäid nagu siis sellise analüüsimise tasemele, et arengukavas neid tegevusi ei planeeritud, aga nende peale vähemalt mõeldi arengukava väljatöötamisel. Ja sellega siis keskkonnakliima arengukava plokk saabki läbi. Kas teil nende arengukava küsimuste kohta on mingeid täpsustavaid küsimusi, et Ats kohe tutvustab ka ülejäänud keskkonna ja kliima küsimusi? Kui praegu ei ole, siis ma annangi sõna Atsile. Suur tänu. Ja eks me just tutvustame keskkonna ja kliima valdkonna ülejäänusid küsimusi. Neid õnneks väga palju ei ole ja saame ülejäänud kahes valdkonnas ka veel tutvustada, lisaks veel veemajanduses ja jäätmemajanduses. Esmalt siis juurde küsime valdkondliku spetsialisti ülesannete kohta, täpsemalt seda, et kas teil leidub omavalitsuses teenistuja, kelle ametijuhendis on energiasäästuga seotud ülesanded. Kas on olemas kliimamuutuste leevendamise, kliimamuutustega kohanemisega seotud ülesanded, ringmajandusega seotud ülesanded ja elurikkuse kaitse ja säilitamisega seotud ülesanded. Et igal juhul me soovime siis saada, kui need ülesanded on olemas, soovime saada siis ametijuhendit või siis ametijuhendile vastavat veebilehe linki.
Need siis mõjutavad valdkondade spetsialisti kriteeriumit kahel tasemel, siis edasijõudnud eeskujulikul tasemel, kus esimene on siis üks valdkond peab olema kaetud ja eeskujulikul tasemel vähemalt 2 valdkonda peab olema kaetud. Keskkonna ja kliimariskide ennetamine. Küsime, kas te omavalitsus on analüüsitud kliimamuutustest tulenevaid riske ja mõjusid omavalitsuse territooriumil, näitena siis üleujutused, tormid, metsatuulekahjud, soojasaared, rannikuerosioonid või muud maajääjate riskid näiteks võivad olla ka mingisugused muud siis kliimamuutustest tulenevad riskid. Ja kui jah, siis palun kirjutage selle analüüsi või pealkiri või veebilehing. Ja siis küsime, kas on planeeritud tegevused. Seejärel me soovime saada näiteid, et mida on planeeritud. Siis konkreetselt nagu siia on toodud siis ka soojasaarest tulevad riskide maandamiseks, puude istutamine näiteks. Seejärel me küsime, et kas nende riskide maandamiseks on viimase 5 aasta jooksul ka tegevuse läbi viidud. Ja siis palume tuua näide läbi viidud tegevuste kohta. Seejärel me küsime toetused energia ja keskkonnasäästu projektidele. Et kas on eelmisel aastal jagatud energia ja keskkonnasäästu projektidele toetuseid? Kui jah, siis palun tooge üks näide selle siis toetusest, mida jagati. See mõjutab siis ühe lävendiga ühte kriteeriumit, ühte lävendit. Kui küsime keskkonnahoidlike hangete kohta, kas te omavalitsus on määratud tooted ja teenused, mida hangitakse keskkonnahoidlikuna, lisaks siis keskkonnaministri määrus nõutuda, kus on siis mööbel, puhastustooted ja teenused, kontoriit ja seadmed ja ning koopia ja joonestuspaber. Kui jah, siis palun tooge näide. Et siis me lisaks me küsime, kas on mõõdetavad eesmärgid nendele ja need mõjutavad siis kahte lävendit. Et eesmärk siis näiteks ongi see, et saab mingisugune hulk hangetest on vaja läbi viida keskkonnahoidlikena. Et eesmärgina kindlasti siis palun tooge selle asjakohane eesmärk. Seejärel on taastuvenergiaalade planeerimine. Me küsime, kas siis omavalitsusele on üld- või eriplaneeringu kavandamisel käsitletakse või käsitleti taastuvenergiaalasid. Ja lisaks siis küsime, kas siis kehtivas üld- või eriplaneeringus on käsitletud taastuvenergiaalasid. Et praegu on see siis mõjutab ühte kriteeriumit taastuvenergiaalade planeerimine baas- ja edasijõudnud tasemel. Et ühel juhul on käsitletud ja teisel on siis eraldi käsitletud, omavalitsuse üld- või eriplaneeringus eraldi käsitletud taastuvenergiaalasid. Ja me küsime rohevõrgustike planeerimise kohta. Kas üldplaneering on käsitletud rohevõrgustikku? Kas te siis lisaks, et kas omavalitsuse rohevõrgustiku planeerimisena arvestatud valdkondlike analüüside ja uuringutega ja siis seejärel me soovime saada mingisugust näidet või uuringut, mille viidet uuringule, et millist on siis kasutatud. Ja küsime ka siis, et kas omavalitsuse üldplaneeringus on eraldi rohevõrgustike teemaplaneering. Et peab lisama, et kui üldplaneeringus on rohevõrgustik käsitletud, siis see ei ole see eraldi teemaplaneering. Teemaplaneering on sisuliselt eraldi planeeringu dokument või siis nende üldplaneeringus olev teemaplaneering. Ja siis sellele lisame, sest soovimegi saada teemaplaneeringu pealkirja või viidet veebilehele, kus see teemaplaneering oleks leitav. See mõjutab siis ühte kriteeriumit, 2 lävendiga, et baastasemel on rohevõrgustik käsitletud üldplaneeringus ja edasijõudnud tasemel siis rohevõrgustiku planeerimisel. Üldplaneeringus on arvestatud valdkondade analüüsi ja uuringuid. Informatsiooni kättesaadavus. Kas teie omavalitsuse veebilehel on eraldi keskkonnaalane alaleht? Kui jah, siis palun kirjutage siia selle lehe veebilink. Ja lisaks siis küsime, kas teie omavalitsuse veebilehel on avalikustatud siis teave omavalitsuse keskkonna eesmärkide kohta, info keskkonnamõjude hindamise protsessi kohta, rohealade kohta, looduskaitse kohta või keskkonnaseire informatsiooni kohta. Ja iga teema valdkonna siis märkige siis see leht, kus see info on leitav. Siis mõjutab informatsiooni kättesaadavust omavalitsuse veebilehel.
ja sealt siis 3 lävendit, kus on siis keskkonnaeesmärkide avalikustamine, keskkonnamõjude hindamise protsess ja rohealade looduskaitsejäätmete planeeringute informatsioon ning seire informatsioon. Siin me küsime kodanike keskkonnateadlikkuse suurendamise kohta. Kas olete elanikele jaganud keskkonna või kliimaalaseid teavitusmaterjale? Praegu, mis iganes kujul see on, et kas on kohalikus ajalehes, sotsiaalmeedias, trükistelt, infokiri ja kui toimus vähemalt üks selline tegevus, siis märkige ja. Ja kas siis järelt toimus ka keskkonna ja kliima, energiasäästu, elurikkuse või ringmajanduse alane teabepäev, koolitus, infotund, kampaania või muu sarnane üritus? Kui jah, siis palun tooge üks näide sellise ürituse korraldamise kohta. 12 küsimust mõjutavad kriteeriumid, keskkonnateadlikkuse suurendamise kriteeriumid 2 lävendil, 2 edasijõudnud eeskujuliku tasemel. Ning viimaks siis, nagu Andres juba tutvustas, et iga küsimustiku lõpus on lisainfo märk, et lisainfo 3 küsimust, et kas, kui soovitakse midagi täiendada, siis meil on kontaktinfot ja lõpuks siis, et kas küsimustik on täidetud või mitte. Et see viimane küsimustik täielik on nii-öelda indikatiivne. Et nagu Andres käisus öelda, et siis ei lähe lukku, kui see tingimata seal olemas on juba. Et lukku läheb siis ikkagi viimase tähtajapäevaga. Kas on keskkonna ja kliima osas mingisuguseid küsimusi tekkinud? Kui ei ole, siis lähme järgmise valdkonna juurde, milleks on veemajandus. Ja veemajanduses me siis hakkame küsima ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava kohta. Esmalt siis, et kas on olemas kehtiv ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava. Et kui ei ole, siis saab küsimus, et 2-9 kohe nüüd vastamata jätta. Kui on olemas, siis me soovime saada selle kava pealkirja või linki, kus on leitav. Seejärel me soovime, et kas on kava sisaldab ühisveevärgi kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarti. Kui jah, siis jällegi viide või link. Siis küsime, kas on seal olemas dimensioneeritud vee kanalisatsioonirajatiste põhiskeem. Ja lisaks ka siis äravalurajatiste põhiskeem. Soovime samuti viidet. Siis me küsime, kas sisaldab ka arendusmeetmete ajakava. Siis me näiteks, et kui on olemas, siis lisaga näiteks ühe konkreetse investeerimisprogrammi nimi koos siis ajaperioodiga. Siis me küsime, kas see sisaldab arendusmeetmete hinnangulist maksumust. Ja me küsime, kas sotsiaalmajandusliku näitajate kirjeldus sisaldab. Siis me küsime, kas on finantsmajandusliku näitajate kirjeldus ning lõpuks siis ka kavandatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni lahenduste sobivuse hinna. Et iga nende asja kohta me soovime mingisugust näidet saada, et see oleks ikkagi põhjendatud, et need vastused oleks põhjendatud. Need asjad meil kindlasti leitavad, et näidet või siis ongi viidet, et kus kohas see seal täpselt nagu olemas on. Mõjutab siis ühisveevärgi, see kui need küsimused mõjutavad ühte kriteeriumit, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava, ning kus siis on 3 lävendit ja mis on päriski selgelt, et olemas. Ajakohane kava sisaldab sisule seatud nõudeid ning kava sisaldab riigi toetuse kava nõudeid. Seejärel me küsime ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise ja liitumiste eeskirja kohta. Kas teie omavalitsus on olemas ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri? Jah, siis sisaldage see eeskirja pealkiri või veebilehe link. Mõjutab siis ühte kriteeriumit ja baastasemel. Siis me küsime reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kohta. Kas teil on olemas, kui teil see on olemas, siis on vaja vastata küsimustele 12-15. Mis siis me küsime, millis on selle eeskirja pealkirja või siis veebilehe link. Lisaks, et kas see eeskiri sisaldab reovee käitlussüsteemide rajamise ja kasutusele võtmise nõudeid, kas see sisaldab reovee purgimisteenuste osutamise nõudeid ning kas on reguleeritud järelevalve ja vastutus reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja täitmise eest. Et kui need
need on olemas, siis palume viidet siis või näidet selles dokumendis. Siis mõjutab ühte kriteeriumit, reovee kohtkäitluse äraveo eeskiri, see on baas edasijuhtunud eeskujulikul tasemel. Et ühel juhul on eeskiri on olemas ja siis ta vastab Keskkonnaministeeriumi juhendile. Siis me küsime veeteenuse info olemasolu omavalitsuse veebilehel. Küsimus on siis, et millised on siis need milline info on sealt kätte saadav, et küsimus sisuliselt on, et linnukaste märkimine sinna küsimusele siis 17–25. Et kui ei ole seda olemas, siis võib jätta selle tühjaks. Küsime siis veeteenuste hinna kohta, heitvee, joogivee, reovee, sette, kvaliteedi andmete kohta, info joogivee kareduse ja seal sisalduvate mineraalide kohta, veeteenusega liitumisinfo, purgimisteenuse kasutamisinfo, selgitus vee hinna kujunemise kohta, nõuanded võrgtarbijale vee tarbimise vähendamiseks ja vastutustundlikuks kasutamiseks, mingi info seisvast veest põhjustatud terviseriskide vältimiseks, lõpuks siis infoga veepäevustussüsteemi riski hindamise kohta. Mõjutab ühte kriteeriumit, millist infot on veeteenuse kohta leitavad. Esimene osa on baastaseme info ja teine lõpupool on juba edasi jõudnud informatsioon. Siis me küsime omavalitsuse ülevaadet kohtkäitlussüsteemidest ja nende seisukorrast. Küsime, kas te olemas nimekiri, mis iganes kujul see siis võib olla, et kas omavalitsuse territooriumil paiknevatest kohtkäitlussüsteemidest. Kui jah, siis palun täpsustage, mis vormid need on andmed salvestatud. Ja kas omavalitsus kogub infot ka kohtkäitlussüsteemide seisukorra kohta. Jah, siis palun, kuidas saab omavalitsus infot kohtkäitlussüsteemide olukorra kohta, ehk mis vormis on andmed salvestatud. Mõjutab siis ühte kriteeriumit 2 lävendiga, kus siis on ülevaade kohtkäitlussüsteemidest, teisel on ülevaade kohtkäitlussüsteemide seisukordadest. Lõpuks siis jällegi lisainfo olemasolu, et kas siis on teil välja tuua midagi, mida te soovite eraldi valdkondlikult täiendavat infot anda, siis kontaktinfo ja siis see küsimustik täidetud, et see on täpselt seesama iga valdkonna kohta. Kas on mingisuguseid kommentaare seoses veemajandusega või mingisuguseid küsimusi? Kui ei ole, siis läheme viimase kõige pikema valdkonna juurde, milleks on jäätmemajandus. Ja jäätmemajanduses me siis esmalt küsime jäätmekava kohta. Kas teie omavalitsusel on kehtiv jäätmekava? Et kui ei ole, siis saab jätta järgmised küsimused 8 küsimust vastamata. Aga kui need on olemas, siis soovime selle jaoks viidet või siis nende pealkirja. Siis me soovime teada, kas need sisaldab ka hõlmatud territooriumil tekkivate jäätmete liigikoguse ja päritolu kohta. Sisaldab nende kohta andmeid ja ka hinnangut siis jäätmevoogude arengule tulevikus. Ja kui jah, siis palun tooge näide. Siis me küsime, kas sisaldab ka koguvussüsteemide täiendavat jäätmerajatist, infrastruktuuri ja sellega seotud investeeringute vajadusinfot. Jällegi soovime näidet. Siis me küsime, kas on arengu eesmärgi jäätmete liigite kogumise protsendi kohta. Me küsime, kas on jäätmekorraldusalase teadlikkuse tõstmise kohta ja siis meil ringlusse võtmises, kas on eraldi eesmärgid ringlusse võtmise suurendamiseks. Et siin on kindlasti väga jäätmekorraldusalase teadlikkuse tõstmise osas on eraldi, kui on seatud eesmärgid, siis küsime ka tegevuste kohta ja samas siis eesmärgid, kui on ringlusse võtmise suurendamiseks, siis me soovime, et kas on mingisugused planeeritud tegevused olemas. Kindlasti, mis on kõige olulisem, siis on nende näidete toomine ja siin on neid küsimusi arvestatud saada, siis on vaja ikkagi iga juurde tuua näide, et ei piisa ainult vastusest jah. Et siis me mõjutavad jäätmekava kriteeriumid 3 lävendiga, kus siis on olemasolu ja siis hakkame sisulise osa edasi eeskujulikul tasemel juba selle jäätmekava sisulise osa
osasid hindama. Me küsime jäätmehalduse eeskirja kohta. Kui see on olemas, siis soovime vastuseid saada sellele eeskirja pealkirja või veebilehe linki. Me küsime, kas seal on olemas korraldatud jäätme, et sätestatud, et liigiti korraldatud jäätmega kogutakse siis paber- ja kartongjäätmeid. Me küsime, kas on biolagunenud köögi- ja sööklajäätmeid. Ja siis me küsime ka, kas jäätmevaldajad peavad koguma eraldi järgmiseid jäätmeliike. See ongi paber, karton, biolagunenud köögi- ja söökla ja suurjäätmed. Et see on siis küsimused, mis mõjutavad jäätmehalduse eeskirja kolme lävendit. Siis esimene on see, et mida kogutakse jäätmeveo raames ja siis me küsime, et kas siis jäätmeveo raames on liigiti kogumine kõigile jäätmevaldajatele kohustuslik. Aga kui seda jäätmehalduse eeskirja ei ole, siis küsimustele ei pea vastama. Siin 11–17. Me küsime jäätmevaldaja registri kohta. Kas teie omavalitsus on jäätmetekkest ülevaate saamiseks kasutusel jäätmevaldajate register? Me küsime, kas see register on veebipõhine. Kui see register on olemas, siis me soovime siis selle registri asutamise määruse pealkirja või lisada siis selle registri veebilehe link. Mõjutab siis ühte kriteeriumit kahe lävendiga. Me küsime koostöö kohta kaaskasutusorganisatsioonidega, ehk siis tootjavastutusorganisatsioon, Eesti taaskasutusorganisatsioon ja Eesti pakendiringlus. Kui nende kõigiga on lepingud taaskasutusorganisatsioon olemas, siis on baastaseme nõuded täidetud. Kui on uuendatud viimase 5 aasta jooksul, siis sõlmitud ja uuendatud, siis on edasi jõudnud tasemel. Ehk siis iga nende vastuse juures me soovime ka, mis aastat, mis on sõlmimise aasta või kui on uuendatud, siis lepingu uuendamise aastat soovime saada. Seejärel me küsime pakendijäätmete liigiti kogumise kohta. Kas siis täpsemalt küsime selle võrgustiku olemasolu kohta, et kas vastab siis pakendiseadusele. Kas pakendi kogumispunktis on võimalik ära anda 3 liiki pakendeid, siis klaas, paber ja kartong, plast ja metallpakendid. Kui on olemas, siis on vaja tuua konkreetsed näited tingimuste seadusest või siis ID-dokumendile. Et arvesse läheb ka siis segapakendi konteineri puhul võimalik eelnevaid pakendijäätmeid ära anda. Kui paljudes kogumispunktides kogutakse neid 3 liiki pakendeid, klaasi, paberit ja kartongi, plast ja metallpakendid eraldi konteineritega. Ehk siis tooge siis nagu tingimuste seadusest või viidedokumendile, kus see sätestatud on. Kas teie omavalitsuses toimub pakendite kohtkogumine ja siis palun tuua selle kohta näidet. Ja kui kas see pakendite kohtkogumine võimaldavad kõikidele jäätmehaldajatele kogu omavalitsuse territooriumil. Siin on mõeldud nii tihe kui ka hajaasustuse elanikke. Mõjutab siis ühte kriteeriumit, mis on pakendijäätmete liigiti kogumise kohta, eks on siis milles baastasem on see pakendi võrgustik olemasolu ja siis on see liigiti kogumise kohta ja siis eeskulikult asemel, et on olemas kohtkogumise variandid. Edasi jäätmete edasikäitluse korraldamine. Kas teie omavalitsus on kehtestanud korraldatud jäätmeveoga kogutud jäätmete edasikäitlemise nõuded? Kas siis on olemas selle jäätmeveo hankedokumentides on seatud jäätmeveo hankedokumentides liigiti kogutavatele jäätmetele ringlusse võtmise määrad ja kas ringlusse võetakse vähemalt 50% korraldatud jäätmeveoga kogutud jäätmetest? Iga küsimuse juures on saanud konkreetselt näidet, kas siis hankedokumendist või näide hanke tingimustest või siis viide hankedokumentidele. Mõjutab jäätmete edasikäitlemise korraldamise kriteeriumid, et kus need kõik küsimused mõjutavad siis eraldi lävendeid. Siis me küsime jäätmeveo kohta. Palume ettevõtted, kellega on vähemalt üks ettevõte, kellel on olemas siis jäätmeveo korraldamise kellega on omavalitsuse leping jäätmeveo korraldamiseks. Siis me küsime, kas see on kogu omavalitsuse territoorium on hõlmatud,
kas kogutakse liigiti paberit ja kartongi, kas biolagunenud köögi- ja sööklajäätmeid ning ka lisaks ka suurjäätmeid. Need siis mõjutavad kõik kokku jällegi baasedasjõudude eeskujuliku taseme kriteeriumit, et millest siis vastavalt esimene siis baastasemel ja teised keskmised siis mõjutavad edasijõudnud eeskujuliku tasemet, et viimane siis täiesti eeskujuliku taseme kriteerium. Siis me küsime jäätmejaamade lahtioleku aegade paindlikkuse kohta. Täpsemalt siis, et kui jäätmejaam on mitu, siis mitmed nädalad tähendab, et kui mitmel päeval nädalas on kõige pikem lahtioleku jäätmejaam avatud, mitu tundi nädalas on jäätmejaam avatud ja kui jäätmejaam on lahti nädalavahetusel, siis palun täpsustage, mitu tundi on avatud see ühel päeval kõige pikemalt. Ja neid vastuseid me soovime saada siis just nimelt jäätmejaama kohta, kus on kõige pikema lahtioleku ajaga jäätmejaam. Kui lahtioleku aeg on aasta jooksul muutunud, võite siis märkida aasta keskmise lahtioleku aja. See siis mõjutab ühte kriteeriumit 3 lävendiga, kus siis on näha, et on vähemalt 3 päeval nädalas on avatud, et kokku vähemalt 24 tundi, siis on 3 päeval nädalas sealhulgas ühel puhkepäeval ja lõpuks siis, et on igal päeval ja lõpuks ühel puhkepäeval kokku vähemalt 40 tundi ja vähemalt 8 tundi iga puhkepäeval on jäätmejaam avatud. Seejärel me küsime jäätmete liigite vastuvõtus jäätmejaamas ja küsime, milliseid liike on siis võimalik vastu võtta. Küsime siis paberi ja kartongi, plasti, metalli, klaasi, biolagunenud taia- ja haljastusjäätmete, mittelagunenud taia- ja haljastusjäätmete, pakendite, puidu, tekstiili, suurjäätmete ja järgnevate probleemtoodete ja siis ravimijäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete kohta. Vastuvõtt siis võib olla nende puhul tasuline ja erilik jäätme võib vastu võtta ka erinev jäätmejaam. Lisaks me siis küsime, kas siis jäätmejaamas on loodud korduskasutussüsteem ja kui see on loodud, siis tooge selle kohta ka näide. Et loodud on siis, mis asi see täpsemalt korduskasutus on mõeldud, et need on siis tooted ja tootekomponendid, mis ei ole veel jäätmisteks muutunud ja see tähendab, et seda siis on võimalik kasutatakse uuesti esialgsel otstarbel. Seega aitab see siis jäätmeteket vähendada või vältida. Näitena on siis mööbli või riiete viimine taaskasutuspoodidesse. Mõjutab siis üht kriteeriumit mitmel baasedasijõudnud eeskujuliku lävendil, ehk siis baas on kõige pikem, kus siis milliseid ka jäätmeid seal kokku vastu võetakse. Siis on lisaks veel ehitusjäätmete vastuvõtmine ja siis lõpuks on korduskasutussüsteem on olemas. Siis me küsime jäätmekorralduse info kohta kodulehel. Kas teie omavalitsusel on võimalik, omavalitsuse veebilehel on kättesaadav jäätmeveo teenuste hinnakiri. Seejärel küsime, kas on olemas andmed jäätmejaamade olemasolu, asukohtade ja lahtioleku aegade kohta. Küsime ka jäätmeteket vältivate ja vähendavate tegevuste kohta. Et iga nende kohta me soovime saada siis, kas siis enamasti soovime saada veebileherinkeks kinnitust, kus need olemas oleks. Et kui need on olemas, siis lisage nende küsimuste taha siis veebilehe link. 3 küsimust siis annavad informatsiooni meil 2 lävendile, ühelt poolt siis baastasemel lävendil, et mis on omavalitsuse veebilehel siis hinnainfo ja asukohtade info, kus saab liigiti kogutud jäätmeid üle anda ning ka eraldi info jäätmeteket vältivate tegevuste kohta. Seejärel me küsime elanikkonna jäätmemajanduse teadlikkuse tõstmise kohta. Kas teie omavalitsus pakub elanikele jäätmehoolduse nõustamist ja teavitab elanike jäätmete liigiti kogumise võimalustest, jäätmejaama teenustest, mis iganes vormis, et kas see siis on avalikus ajalehes, sotsiaalmeedias, trükistel või muud sellist. Siis me küsime, kas teie omavalitsus levitas ka eelmisel aastal kõigile jäätmevaldajatele jäätmemajanduse kohta teavitusmaterjale. Kui jah, siis palun tooge selle kohta ka näide. Ja siis me küsime, kas teie omavalitsus korraldas vähemalt ühe jäätmemajandusteemaliselt teabepäeva, koolituse, infotunni või kampaania. Ja selle kohta samuti soovime ühte konkreetset näidet.
See on siis sisulise küsimuste osas on need viimased küsimused, mis jäätmemajanduselt tulevad. Viimased ongi see, nagu varasem mainitud, lisainfo küsimused, mis on siis, kas on midagi tuua jäätmemajandusalaselt välja, kas on, mis palume kontaktinfot ja siis me soovime seda indikatiivset märget küsimustega täidetud. Kas on mingisuguseid küsimusi? Kui praegu tundub, et ei ole, siis minu poolt kõigile omavalitsusele loomulikult suur tänu, et võtate vaevaks nendele küsimustele vastata. See on kindlasti äärmiselt suur vaev ja see sellepärast on selle poole teiega, see teile poole ütle kindlasti suur aitäh. Ja minu poolt ka suur tänu teile kuulamast ja siis loodetavasti läheb see vastamine ka piisavalt hõlpsalt. Aitäh kõigile ka minu poolt ja meeldivat päeva jätku. Nägemist!